Hea sõber, tere tulemast taas mõtisklema kohtumõistja Gideoni kutsumuse ja läkituse üle. Kindlasti oleme seisnud elus mõne raske valiku ees ja küsinud, millist teed tuleks minna. Ja siis on mõni sõber soovitanud, pane villad välja, küll Jumal näitab siis ka teed. Väljend villu välja panema on sajandite jooksul kujunenud usklikele lausa kõnekäänuks, mis kirjeldab üleloomulike märkide ootust. Kuid vaatame seda piibli kohtumõistjate raamatu lugu nii, nagu sellest on kirjutatud meile kohtumõistjate raamatu 6. peatükis 36. kuni 40. salmini. Ja Gideon ütles Jumalale, kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled öelnud, siis vaata, ma panen need niidetud villad rehe põrandale, kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud. Ja nõnda sündis. Kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja, kausitäie vett. Aga Gideon ütles Jumalale, ärgu süttigu su viha põlema minu vastu, et ma veel kord räägin. Luba, ma katsun veel kord villadega. Lase nüüd ainult villad kuivaks jääda, aga kogu maapinnal olgu kaste. Ja Jumal tegi sel ööl nõnda, ainult villad jäid kuivaks, aga kogu maapinnal oli kaste. Aamen. Nagu kuulsime, on lugu iseenesest lihtne, aga siiski võimas. Gideon, kes seisab suure ülesande ees, ütleb Jumalale, kui sa tahad Iisraeli minu käe läbi päästa, siis ma panen niidetud villad rehe põrandale. Kui kaste tuleb ainult viljade peale ja maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et see on sinu tahe. Ja Jumal tegigi nii. Kuid Gideoni jaoks pole asi ikka veel kindel ja ta palub teistki korda, soovides just vastupidist märki. Ja taas vastab Jumal talle. Mis on siis selle loo õppetund? Kuna Jumalal on iga uskliku jaoks oma plaan, mis haarab kõiki meie eluvaldkondi, siis on täiesti loomulik, et me otsime oma otsuseid tehes Jumala tahet. Paljud usklikud mõtlevad tänini nii, issand, mul on 2 võimalust. Kui ma peaksin minema teed A, siis sa lased selleks pühapäevaks sündida sellel ja sellel asjal. Ja siis ma lähengi seda teed. Piibel julgustab meid mõistma, mis on issanda tahtmine. Efesuse kirjas apostel Paulus ütleb nõnda. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. See on 5. peatükk 17. salm. Tõepoolest, selles ei ole midagi imelikku ega ka väärat, kui otsime mingi vastutuse võtmisel kindlustunnet. Ja on julgustav, et Jumal ongi vahel nii armuline, et annab meile vajalikke märke. Ta ei tee ka Gideonile etteheiteid ja seda isegi olukorras, kus Gideon küsis 2-kordset märki. Jumal andis talle märgid, mida ta vajas ja palus. Kuid küsigem siiski, kas Jumal juhib meid ka seal tingimata samamoodi. Tihti kinnitab ta meile oma tahet elusündmuste kaudu, mis võivad olla isegi vahel väga drastilised. Kuid on üks väga kindel reegel. Jumala poolt antud märgid ja elulised asjaolud ei ole kunagi vastuolus tema sõnaga. Ja just selles asjas paljud eksivad.
isegi kui teatud asjaolud elus näivad meie valikuid kinnitavat, annab Jumala sõna meile samas väga konkreetsed juhised. Austa oma isa ja ema, ära valeta, ära riku abielu ja nii edasi. Seega sa võid küll paluda märke, kuid neid tuleb alati piibli alusel ka hinnata. Kuid sellel lool Gideoni elus on veel palju sügavam õndsuslooline ja prohvetlik tähendus, mida me sageli võib-olla kohe ei märka. Vanatestamendi kontekstis sümboliseerib kaste Jumala õnnistust ja kosutust. Ja nii tasub Gideoni poolt palutud märkidele vaadata ka piibeliku sümboolika valguses. Esimese märgi puhul on kaste ainult villadel, aga ümbritsev maapind on kuiv. See kirjeldab olukorda, kus õnnistatud saab üksnes Jumala ära valitud rahvas Iisrael. Ümbritsevatel rahvastel aga selline õnnistus puudus. Teise märgi puhul villad jäid kuivaks, kuid kogu maapind oli kastetud. See viitab hoopis uuele ajastule, mil Iisrael on oma messia tagasi lükanud ja ajutiselt talle kuuluva õnnistuse kaotanud. Jumal on hakanud õnnistama ülejäänud rahvaid. Niisiis, kui me otsime Jumala tahet, siis mitte ainult iseenda või oma rahva jaoks. Jumala plaanid on palju avaramad. Üles tõusnud issand andis oma jüngritele lausa käsu. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad. See on Mattuse evangeelium 8. peatükk 19. salmis nõnda öeldud. See sümboolika peegeldab üsna täpselt apostel Pauluse poolt roomlastele kirjutatud kirja 11. peatüki õpetust Iisraeli langemisest ja paganate päästest. Mõlemad märgid aga rõhutavad olulist tõde. Õnnistust anda võib jagada on üksnes Jumala võimuses ja tema plaanid on avaramad kui meie omad. Kuid tuletage meelde, et Gideon tõusis tollel hommikul väga vara. Milline igatsus saada teada Jumala tahet? Kas selline igatsus on täna minul ja sinul ka hommikuti? Õppida tundma Jumala avaramat plaani meie eludes. On selge, et iga väikese otsuse puhul pole meil vajadust ega kohustust villu välja panna, kuid kuuldu julgustab meid otsima Jumala tahet ja toetuma tema sõnale. Järgmisel korral räägime juba detailsemalt 5 Jumala tahte otsimise põhimõttest, aga seniks kohtumiseni.